Tere! Mina olen Eesti Discgolfi Liidu president Timo Juursalu. Discgolfi foorumites leidub erinevaid ja vahel päris loomingulisi tõlgendusi kehtivatest piirangutest. Vahel on viidatud ka liidu jagatud infole, mida peame isegi otsima hakkama, sest see ei kõla kuidagi tuttavalt. Võib-olla sellepärast, et see polegi tõene. Seega püüame veel kord selgitada teile, millised on praegu kehtivad reeglid, miks peab neist kinni pidama ja kes vastutavad, kui neist kinni ei peeta. Et asi oleks võimalikult tõetruu, palun teile ette kujutada, et olete rajal mängimas oma perekonnaga või enam kui ühe sõbraga. Teie juurde tuleb raja haldaja ja palub jätkata mängimist paari kaupa. Kuidas reageerite? Harv ei ole praktika, kus vastus on, et ollakse perekond või pööratakse lihtsalt selg ja jalutatakse kambakesi edasi. Mis ta ikka teha saab, eks ole? Vastavalt Kultuuriministeeriumi korraldusele vastutavad sporditreeningute läbiviimiseks kehtestatud reeglite järgimise eest raja haldajad, olles ise samal ajal jõuetud kontrollimaks perekonna staatust või ajamaks füüsiliselt laiali suuri kampasid. Seega tulles tagasi küsimuse juurde, mis ta teha saab, on vastus rajad sulgeda. Aga seda ei soovi meist keegi ja see on ka põhjus, miks raja haldajad on kirjutanud rajale minekuks reeglid, kus on kirjas ainult 2 inimest. Toomata välja erandeid, sest neid pole võimalik kontrollida. Kellelgi ei ole perekonda otsa ette kirjutatud ja raja haldajad ei tunne kõiki nägupidi. On teada, et meie seas on eeskujulikke mängijaid, kes vaatamata võimalusele treenida koos, on seda teinud siiski paari kaupa, et mitte pakkuda kõneainet kõrvalistele isikutele, kes neid nägupidi ei tunne. Mis puudutab sõpruskondi, siis paraku on sel korral 2+2 reegel mõningate täiendustega ja tõepoolest võib treenida ainult paari kaupa. Liit on jaganud informatsiooni ja viidanud ka pikemale dokumendile, mis kõiki detailideni selgitab. Siinkohal soovitame olukorrast tõese ülevaate saamiseks dokumendid alati lõpuni lugeda. Kuid kõike uuesti kokkuvõttes on peamine sõnum see, et treeninguid võib teha vaid paari kaupa ning paarid peavad treeningut läbi viima sõltumata teistest treenijatest. See tähendab, et ühes puulis ei saa mängida rohkem kui 2 inimest. Ükskõik, mis on nendevaheline distants. See on reegel, see on mustvalgelt kirjas. Veel oleme märganud arvamustekste selle kohta, et vabas õhus ei ole ohtu või et kui jagame sotsiaalmeedias pilte suurtest kampadest, siis tõmbame ise omale jama kaela. Te saate ju aru, et me ei saa seda tolereerida. Ei vaikides ega tagatubades salaja lubades. Seega kutsub liit üles mängijaid mängima paari kaupa ja raja haldajaid julgema sulgeda radu, kui reeglite järgimise tagamine üle jõu käib.